Tere tulemast ehitajale mõeldud Knaufi videokoolitusele. Selles videos näitame, kuidas õigesti kinnitada seintele kinnituskipsiga kipsplaate ehk teha kuivkroffi kinnituskipsi Knauf Perlfix abil. Seda toodet iseloomustab väga hea aluspinnaga nakkuvus. Esimene etapp – aluspinna ettevalmistamine. Aluspind, millele hakatakse liimima kipsplaate, peab olema tugev, stabiilne ning puhast tolmust ja mustusest, vanadest, kahtlase nakkuvusega värvikihtidest ja lahtisest krofist. Aluspind peab olema kogu ulatuses kuiv ja külmumata. Pärast aluspinna ettevalmistamist kruntida suure imavusega pinnad nagu kärkbetoon, tellised ja poorbetoon veeimavust vähendava vahendiga Knauf Stuck Primer. Betooni ja siledate pindade kruntimiseks kasutatakse nakkekrunti Knauf Betokontakt. Seevastu kips, lubi või lubitsementkrofist pinnad tuleb kruntida süvakrundiga Knauf Tiefengrunt. Parima nakketulemuse saamiseks soovitab Knauf katta ettevalmistatud pind 1 päev enne kipsplaatide paigaldamist õhukese segu Perlfix kihiga. Teine etapp – mürdi valmistamine. 30 kilogrammi kuivsegu jaoks läheb vaja umbes 15 liitrit vett. Puistage toode Knauf Perlfix seguvannis olevasse vette ja segage segu trelliga, kuni moodustub ühtlane tükkideta mass. Seejärel koguge kelluga kokku segukausi servadel olev mört ja segage veel kord läbi. Valmistatud kinnitussegu konsistents peab olema nii tihe, et kinnituskips ei valguks plaadilt maha ja nii plastne, et paigaldatud plaadi asendit oleks võimalik korrigeerida. Juhul, kui värskelt valmistatud segu konsistents on liiga vedel, puistage sellesse kuivsegu juurde ja segage mass uuesti läbi. Oluline on valmistada mürti sellises koguses, mis kasutatakse ära kuni 45 minuti jooksul alates toote veega segamisest. Selle aja jooksul säilivad kõik Perlfixi kasutusomadused, olenemata valitsevatest tingimustest. Kolmas etapp – kipsplaatide ettevalmistamine. Kipsplaat peab olema ruumi kõrgusest umbes 30 mm võrra lühem. Lõigata kipsplaadid paigaldamiseks vajalikku pikkusesse. Plaate kõrguses ei jätkata. Kui on ette nähtud pistikupesad, siis tuleb plaati teha vastavad sisselõiked. Doosid paigaldatakse pärast kipsplaatide paigaldamist. Neljas etapp – kipsplaatide liimimine. Kipsplaate võib kinnitada kinnituskipsiga Perlfix ainult seintele. Plaate ei tohi liimida lakke. Kui kipsplaate liimitakse aluspinnale, millel on kuni 2 cm ebatasasusi, kasutatakse liimimist punktmeetodi abil. Märkige seinale plaadi laius ja kandke seina pinnale kinnituskipsi mördist pätsid umbes 35 cm vahega pikki paigaldatava kipsplaadi keskosa. Servadel alla jäävale pinnale kanda segupätsid umbes 20 cm vahega. Segupätside läbimõõt peab olema umbes 10 cm ja suurim paksus pärast kipsplaadi paigaldamist 2 cm. Plaat liimitakse selliselt, et jääks põrandast kõrgemale umbes 20 mm ja plaadi ning lae vahele jääb umbes 10 mm laiune vuuk. Selleks võib kasutada kipsplaadi ribadest valmistatud tükke. Tänu jäetud vuukidele saab õhk plaadi all liikuda, mis kiirendab kinnituskipsi kuivamist. Kipsplaadi liimimisel seinale tuleb plaat toetada otsaserva alla paigaldatud tükkidele ja suruda vastu seina, et täituksid tühimikud pätside vahel ja suureneks kontaktpind plaadi ja seina vahel. Oluline on, et seinale kantud segupind oleks pärast plaadi seina külge liimimist nii suur, et oleks tagatud plaadi stabiilne kinnitumine seina külge. Kontrollida loodi ja lati abil plaadi asendit ja korrigeerida seda, kergelt käega koputamise või kummihaamri abil. Plaadi asendit on võimalik korrigeerida umbes 10 minuti jooksul pärast plaadi seinale kinnitamist. Järgmine plaat tuleb paigaldada kiiremini, et oleks võimalik korrigeerida eelmiste plaatide asendit üksteise suhtes. Kui kipsplaate liimitakse tasasele aluspinnale, kantakse segu seinale hambulise segukammiga, mille hammastiku kõrgus on umbes 10 mm. Aluspindade puhul, mille ebatasasused on üle 2 cm, näiteks vanad müüritised, tuleb kasutada lisaribade meetodit. Ribad laiusega umbes 10 cm lõigatakse kipsplaadist ja kinnitatakse kinnituskipsiga seinale. Perlfixist pätsikestega iga umbes 35 cm tagant. Nende kipsplaadist ribade külge liimitakse kipsplaat, kandes nendele segu segukammiga. Pärast liimsegu täielikku kuivamist kipsplaadi all saab asuda viimistlustööde juurde, vuukima ja pealispinda pahteldama.
sellest räägime järgmistes videotes. Peale selle võib kinnituskipsi Perlfix kasutada ka lihtsateks remonditöödeks, näiteks suuremate tühimike täitmiseks ehituspindadel. Pidage meeles, kipsplaatide nõuetekohane paigaldamine kinnituskipsiga Perlfix peab toimuma ruumides, mille temperatuur ei ole alla 10 kraadi ja mitte üle 25 kraadi. Sellega lõpetame. Täname tähelepanu eest ja kutsume vaatama järgmisi videoid ehitajale mõeldud Knaufi videokoolitusest.